Hommikused rahajutud on saade, kus räägime avatult rahaga seotud teemadest. Mina ja Katariina Tint räägin erinevate külalistega sellest, kuidas sissetulekut suurendada, teadlikult kulutada ning targalt ja jätkusuutlikult vara kasvatada. Mõnede külalistega on meil ka kinnine osa, mis avalikku saatesse ei jõua ja kus osalejad saavad külalistele ka küsimusi esitada. Saates laivis osalemiseks registreeri ennast moneysmarterme.eu/hommikused rahajutud. Tere hommikust, hommikused rahajutud taas pühapäeva hommikul teiega ja tänane külaline, ma olen väga excited selles osas, et me saame rääkida päriselt jätkusuutlikkusest investeerimisest ja me räägime jätkusuutliku investeerimise eksperdiga Karin Neemek, kes on Grünfini, see on jätkusuutliku investeerimise jaoks platvorm, kes on päriselt õppinud seda, kes teab detailidest. Me oleme siin juba enne podcasti alustamist, enne saadet alustasime meie diskussioonis, sest see teema on lihtsalt niivõrd põnev, seal toimub nii palju arenguid ja mul on super hea meel, et Karin oli nõus tulema meie saatesse. Aitäh sulle, Karin! Ja... Aitäh Katariina kutsumast, sest minu arust see valdkond vajab väga palju nagu laiemalt harimist või rääkimist, sest tõesti, nagu sa ütlesid, Katariina, et see on väga-väga selline arenev valdkond, uus valdkond, aga samas väga oluline. Aga sellest olulisusest, ma arvan, me räägime hiljem pikemalt, et miks ta on oluline. Täiega, et mul on ülimalt hea meel, et tõesti rääkida teemast, mis muutub, ma ütleks, elu nagu normiks. See, et sa mõtled jätkusuutlikkuse peale, meil eelmises saates oli ka ESG ekspert, et me mõtleme selle peale, kuidas ettevõtted mõjutavad või mis mõju nad omavad keskkonnale, sotsiaalset mõju inimkonnale ja kogukondadele, no valitsemist ka, nii et ülimalt oluline. Aga enne kui me sukeldume nende detailidesse, äkki alustame äkki sa lihtsalt tutvustad ennast, räägid oma taustast, kuidas sa üldse nagu sinna investeerimise maailmasse tulid, kuidas sa rahaga oled seotud? Jah, et tere hommikust kõigile, et olen Karin Neemek, olen siis Grünfini tegevjuht ja kaasasutaja. Ütlen ka lühidalt need, kes ei ole kuulnud, et mis asi on Grünfin. Grünfin on siis jätkusuutlik investeerimisplatvorm inimesele, kes hoolib mõjust. Ja olemegi seadnud me enda meeskonnaga eesmärgiks, et me tahame olla nagu selles, et kui keegi tahab nutikalt, jätkusuutlikult investeerida, siis me tahame see koht olla mitte ainult Eestis, vaid ka kogu Euroopas. Et seda mõju otsa me tahame teha 10 korda paremini kui teised selles on. Ja taustas siis veel nii palju, et olen hästi pikka finantsturgude ja panganduse taustaga. Alustasin siin 2000 ja 2010. aasta vahel, töötasin siis vanasti olite Hansapank, nüüd on Swedbank, Hansapank Marketsist, alustasin finantsturgude pealt ja edasi liikusin erinevates tooteosakondades, et võin öelda seda, et ma tunnen hästi panganduse köögi poolt, et kuskil 10 aastat olin hästi tegev ja mingi hetk isegi 6 kuud ettevõtte panganduse tegevjuht, et tõesti sain oma ala tippudega seal olnud ja väga palju õpitud sellel ajal. Ja siis 2012 läksin ma välismaale õppima ESE Business School'i, sest mõtlesin, et tahaks oma sellist maailmapilti veelgi avardada ja vaadata, et mis mujal maailmas on. Läksin siis ESE Business School'i Global Executive programmi tegema. Või õppima, see kestis siis ligi 2 aastat. Moodulid olid üle maailma Silicon Valley's, New Yorgis, Shanghais ja siis Shanghai moodul tundus jube huvitav ja ma leidsin oma abikaasa ka oma kursuselt, nii et me läksime 5 aastaks siis Shanghaisse elama. Ja siis sündisid meil lapsed ja siis ma mõtlesin sellele, et kuidagi need lapsed panid veelgi rohkem ja Hiinas elamine selle jätkusuutlikkuse teema peale mõtlema, et ühest küljest mul oli see arusaam pangandusest, et kui suur mõju finantsotsustel on ja kollektiivselt, et kui me kõik teeme neid otsuseid, et mis sellest saab ja teisest küljest, et issand, et maailm ei ole üldse, ei arene jätkusuutlikel põhimõtetel, et Eestis võib-olla seda ei tunne, et ilus, et vesi on puhas ja ilus loodus, et millest me siin räägime, aga Shanghais, kus on 25 miljonit inimest ühes linnas,
et sa koged igapäevaselt seda. Ja siis kuidagi tunne tekkis ka seda, et ma ei taha enam sinna pangandusse sellisel moel tagasi minna ja lapsed olid ka, ma hakkasin ise tegelikkuses investeerima ja see jätkusuutlikud põhimõtted, siis olid mul kuidagi hästi südamelähedased. Ja sealt seda teemat uurides mingi hetk tegin ka Frankfurdi siis School of Finance and Managementis endale siis sertifikaadi, jätkusuutliku investeerimise eksperti sertifikaadi. Ja aina rohkem sai mulle selgeks, et tegelikkuses ei ole head toodet tavainimesele, mis aitaks investeerida, võttes mõju ka arvesse, nagu läbipaistvuse mõttes, ma ei tea, milliseid instrumente, toon näited, et ma ei tea, täna on 300 000 fondi maailmas, et kuidas see vaene inimene, kes tahab, ütleme, niisama investeerida, selle õige fondi leiab ja siis veel, kui ta tahab seda jätkusuutlikkust sinna veel arvestada, et kuidas sa arvestad, et millised need mõõdikud on. Ja siis saimegi Triinuga hakkasime rääkima, kes on siis Transferwise'i ja üks esimesi töötajaid. Ja ta oli enne ka Skype'is ja kunagi väga-väga varajases nooruses me töötasime samas ühes konsultatsioonibüroos ettevõtteid nõustasime. Siis juhtusime rääkima sellest, et Triinule jubedalt hakkas ka see meeldima, et tegelikult on nagu tõesti oleks seda vaja, sellist asja ja siis me hakkasimegi nagu toimetama ja seda asja üles ehitama. Nii et nüüd, kui vaadatagi, siis sellist esimene karjääri või ütleme, et niisugune elu oli tõesti pangandus, finantsturud ja kuskil suures korporatsioonis töötamine, teine oli investor ja nüüd ma olen siis jõudnud sinna founderi ja ettevõtjaks olemiseni, et selle kogu tsükli nagu läbi teinud. Hästi äge, et teil on sisuliselt nagu naisfounderite startup on ju? Ja me ise oleme ka nagu, see on üks selline, ütleme, üks asi on see, et me tahame jätkusuutlikel põhimõtetel aidata inimestel investeerida. Teine asi tegelikult me tahame ka olla head sellised, meile endale tundub, et naisinvestorite ja naisettevõtjatel saab, meil on nagu role modelseid või selliseid, et on vähe. Ja on näitegi, et näiteks viisi, et kui rahasid tõstavad startupid, siis ainult Euroopas eelmine aastal 1% said naisfounderid. Et tegelikkuses see on nagu nii nagu, kurb või siis sulle ongi, et kui sa hakkadki mõtlema, et okei, et kes need siis on, et sulle ei tulegi, ongi, et siis meil on ka selline, et tahaks Grünfini ümber ehitada, nii nagu sina ja Katariina oled vaata teinud endale kogukonnaga rohkem ka naisi tegelikult kutsuda investeerima ja meiega kuidagi kaasa rääkima, aidata meil seda toodet arendada selliseks, mis sobib just ja ongi parim nagu inimesele. Ma olen jälginud ka teie võite ja Grünfini võite, et kuidas te litsentsi olete saanud, tiimi kasvatanud, aga kuidas, ma ei tea, oskad sa välja tuua, mis on need, ma ei tea, 3 saladus, kuidas siis olla edukas startupi siis founder või ettevõtja, sest mitte kõik ei julge tegelikult üldse selle ettevõtlusega alustada, isegi, okei, ma saan aru, idee peab olema, aga see julgus, õige hetk, meeskond, kuidas nagu... Ma ise võtlesin sama asja, et kui ma vaatan Bolti asutajad, kes oli noor, ma ei tea, 18-19 aastane või Verifi asutaja, samamoodi otse keskkoolist asutas, et siis ütlengi, see võib-olla iseloomustab naisi, et me oleme ebakindlamad mingites olukordades. Mõtlesin, et mul oli vaja selleks, et nagu jõuda selle, et ma ise julgen ja suurt äri alustada. 10 aastat panganduses, Eesti mõistes tippinimestega koos töötamas ja know-how juures olla, käia ühes ärikoolis, tippülikoolis, siis elada välismaal 10 aastat, ma ei tea, 5 aastat Shanghais, 5 aastat nüüd Saksamaal, et tegelikkuses võtad sellele, ja siis ma tundsin ükskord, et mul on ju olemas know-how on olemas, kontaktid on olemas, raha on ka kõrvale pandud, et mis siis nagu piirab seda, et mitte teha ise. Ja siis juhtus, ja siis tegelikult saigi see samm tehtud, et ise mõtlengi, et tegelikkuses teised naised ei tohiks olla, et kui ikkagi see idee on, siis julge peale hakkamine võiks tulla varem, mitte oodata 20 aastat. Jah, selle julgusega on alati seda võib rohkem olla.
aga sa mainisid, et sa juba tegelikult enne, kui üldse Grünfin sündis, et sa alustasid ise investeerimist ja siis hakkasid rakendama neid jätkusuutlikke põhimõtteid. Kuidas sa enda jaoks neid välja töötasid ja mida sa siis vaatasid, mida sa arvesse võtsid? Kõigepealt hakkas ta huvitama selles osas, et me teame, et kui me investeerime, siis on nagu 2 dimensiooni alati, on nagu risk ja on siis tulu, et millise riskiga sa oled valmis, millist tulu võtma, aga see 3. dimensioon, mida ma ütlen, on nagu mõju, et see on selline pime koht või nagu, et ka fondiraportites, ma mõtlen 10 aastat tagasi tegelikkuses ei olnud üldse mingisuguseid jätkusuutlikke mõõdikuid. Ja siis kuskil selle Pariisi kokkuleppega, see oli 2015 aasta, siis hakkas nagu see finantssektor arendama ja tekkisid esimesed sellised mõõdikud investoritel. No, toon näiteid, et kui palju on naisi, ütleme, boardis, et näidata ära, et kui meeste keskne see on, kui palju on CO2 emiteerib 1 miljoni käibe kohta ettevõtte, kui palju tuleb roheenergial, näiteks toodetakse kaupu, ma ei tea, millised on ettevõtete kliima jalajäljed, ma ei tea, nüüd ma lähen hästi detailselt, aga Scope 1, Scope 2 või Scope 3, eks sellised reostuse jalajälg. Ja sealt ma hakkasingi algul, mina olen hästi kuidas ma ütlen, et ma ei poolda üksikaksia investeeringuid, sest mina tunnen, et see on liiga riskantne, et eriti kui nagu pikaajaliselt investeerida või raha on üle, et võib teha küll sellist 5% portfellist, et huvitav oleks ratsa rikkaks, võib-olla tahad, et ma nagu kuidagi piidin turgu, aga see ei ole minu arvates jätkusuutlik strateegia. Uuringud ütlevad ka, et ma ei tea, 5% inimesi üldse suudab niimoodi pikkida ja oma portfelli juhtida, et tegelikkuses madalate kuludega, pikaajaline, kogu aeg järjepidevalt investeerimine, et see siis tegelikkuses tagab hea tootluse. Aga tulles tagasi nende meetrikute ja mõjuasjade juures, et siis tegelikult sinna veelgi sügavamale minnes leidsime seda, et tegelikkuses aitab see ka meil paremini riski võtta, millest me ka ei olnud, nagu, et sa võtad nagu et sul on võimalik nagu jätkusuutlikult võtta 2 aspektist. Üks on see, et jätkusuutlikkus kui risk, et ma ei tea, kuidas ettevõte võib skandaalidesse minna, reostusest tulla mingisugused suured trahvid riigi poolt. Et see on nagu üks vaade sellele. Ja teine vaade on, et kui me mõtleme seda, et 2050. aastaks peame olema kliimaneutraalne, Euroopa Liit on nüüd ka välja öelnud, et kui suur muudatus see on, kui me mõtleme seda, et täna globaalselt 85% energiast on ikkagi õli ja coal-based energia tootmine, et tegelikult see vajab nii suuri investeeringuid kõikides valdkondades, et saada osa ka tegelikkuses nendest suurtest muutustest, mis ühiskonna sees ootab, et jälle see, et kui lühiajaliselt aastaga me ei näe seda trendi võib-olla, et mis nüüd 1 aastaga muutus, aga kui vaadata nagu 5 või 10 aastat, et ma investeerin, siis ma ütlen, et ma ei paneks üldse raha teistesse valdkondadesse, sest selle suure muutusega, me võime ka need riskid jagada, need läheme hästi detailseks, et 2, et üks on sellised kliimamuutuse füüsilised riskid ja teine on kliimamuutuse transatsiooniriskid. Üks on see, et ma ei tea, ongi rohkem torme meil, ütleme, kui me ei suuda seda asja siis nagu teha, siis hakkab meil rohkem torme olema, tarneahelad on siis disruptitud, et ei ole nii, et võib-olla nii, et 3, ma ei tea, nii suured tormid on, et 6 aega kaubad erinevate riikide vahel ei käi, mis üle ookeani on. Või on sellised asjad, et mingid riigid Lõuna-Euroopas või Aafrikas, et me ei saa toiduaineid, et toiduainete hinnad lähevad ülesse. Inimeste rändeasjad, mis tulevad, need on kohe sellised füüsilised. Teine on transatsiooniriskid, mis on siis see, et seadusandlik muutus, et see, mis täna on lubatud, homme võib-olla ei ole enam ja keeratakse kinni. Toome näite, et suurte õlitootjate bilanssides on hästi suur nagu sama varud, mis maavarud, mis on tegelikult bilansis ja kui öeldakse, et me enam ei saa seda teha, ütleme, et riik ütleb, sest see on nii hulluks juba see asi läinud,
siis lihtsalt tuleb bilansist need maha kirjutada. No inglise keeles on see sõna stranded assets, ja et ma ei teagi eesti keeles, kuidas see sõna on, aga tegelikkuses, mis tähendab ka seda, et hull mahakandmine tuleb nendest nagu ettevõttest jälle. Lühiajaliselt me täna Äripäevast igal pool kuulame seoses Ukraina sõjaga, et selle sektori, et praegu on hästi tõusnud need õlitootjate aktsiad, sest lihtsalt on vaja Venemaa gaasist nagu ümber minna. Ja see on nagu poliitiline või geopoliitiliselt tekkinud asi, aga jah, pikaajalist trendi vaadates siis jah. Et siin on tegelikult see küsimus, kõik need BP, Exxon, Shell, nemad ju, ma ei ole neid detaili uurinud, sest ma olen pigem neid ka hakanud vältima, aga tegelikult nemad ju kõik peavad arvestama sellega, et meil on kohustus reaalselt üle minna taastuvenergia allikate peale. Ja siin on, no jälle see on veidikene selline poliitiline, et ma tean, et praeguse konflikti üks nagu põhjustest on ka see, et viimased aastad tegelikult nad ei olegi saanud raha selleks, et uusi mingi kaevandusi leida ja arendada ja seepärast nagu naftat ongi vähem maailmas, sest me ei investeeri enam nii palju. Aga ma saan aru, et probleem on pigem ka selles, et me ei ole piisavalt investeerinud taastuvenergia infrastruktuuri selleks, et seda nagu väga kiiresti asendada. Ja siin jällegi, mis Euroopa Liit nüüd otsustas on ju, kui nad tahavad selle aasta jooksul 2/3 Venemaa õlist loobuda on ju, ja asendada seda taastuvenergia allikatega, okei, meil arvatavasti see aasta tuleb jällegi, eelmine aasta oli rekord need süsiniku CO2 näitajate poolest atmosfääris. Arvatavasti see aasta tuleb jälle üks nagu suur reostuses võetakse nagu kivisüüsi tagasi on ju kasutusse, aga ma väga nagu reaalselt niimoodi näen ja väga loodan, et antud olukord tegelikult tekitab võimalust ka Euroopa Liidus tohutu teha nagu seda hüppet taastuvenergia allikatele üleminekut. Ma olen sinuga täitsa nõus ja sul on täpselt õige vaade, et tegelikkuses nagu tootmine on, seda on vähendatud, aga tarbimist ei ole, mis ongi see, et hinnad on nagu üleval ja teisest küljest meil ei ole ka head tehnoloogiat kiiresti implementeeritud, et siin rääkisin meie portfellijuhiga eelmisel nädalal väga huvitavat statistikat, et kui 2006 aastal oli ütleme selline roheenergia kasutus, siis kuskil selline mõne protsendi peal nagu kogu sellest energiapaketist. Ja toome näite, et umbes samal tasemel oli siis Ameerikas smartphone'id või siis arengumaades interneti kasutus, et kui me vaatame, et ma ei tea, Ameerikas on nüüd smartphone'ide kasutus 90%, siis interneti kasutus arengumaades on 60% ja siin me oleme täna 7-8 peal, et kui räägitakse võib-olla ka, et see, ma ei tea, et see rohetehnoloogiatest, et võib-olla üle kuumenenud ja liiga palju pannakse, et praegu ka hästi palju nagu venture capitali raha, siis tegelikult ei ole täna on pigem see sõnum, et me oleme liiga aeglaselt tegutsenud. Et me kuidagi hästi lühiajaliselt ikka teeme neid otsuseid, mis on tegelikkuses kurb. Aga jah, et peaksime oluliselt kiiremini siin minema. Ja näeme, ma usun küll, et Saksamaa on siin jõuliselt mingid samme astumas, et enam ei vaadata võib-olla nii palju, kuidas ma ütlen, et vaadatakse ka majandust loomulikult, aga ma arvan, et see geopoliitiline see on nüüd nagu üle, nii nagu ma ei tea, COVID ajal tulid need tervishoiu teemad nagu palju olulisemaks kui näiteks majandusteemad, siis nüüd on geopoliitilised teemad kindlasti üle majandusliku argumentide. Ja siin ma veel mõtlen ka seda asja, et kindlasti me peame rohkem investeerima. Infrastruktuuri on ju leidma mitte ainult päikseenergiat, mitte ainult tuuleenergiat, vaid me peame leidma ka energiat, mis ka talvel olemas oleks ideaalis on ju. Tidal wave nägin selle lainete energiat ja nii edasi. Et kuidas teie ma saan aru, peame juba sukelduma, et kuidas see Grünfin nagu vaatab neid ettevõtteid, valib, kust see potentsiaalne, kas me räägime suuremast tootlusest, mida me tegelikult ootame tänu sellele
üleminekutele või me pigem räägime, no riski maandamisest me juba rääkisime või ainult seal riski osa või see tootluse pool ka? No, mulle endal, mis on nagu, ütleme nii, et jätkusuutlikud fondid, mis kui enne Covidit oli nii, et arvamus, et jätkusuutlikud fondid toovad täpselt sama tootlust ja riski kui tavaasjad. Ei olnud nagu evidentsi selles osas, et me kuidagi paremini riski võtaksime. Siis mis oli nagu hästi positiivne, hästi positiivne ei saa öelda, et Covidi kohta, et see oli hästi positiivne, aga üks selline, ütleme, takeaway oli, et need ettevõtted, kes olid tugevad, siis ESG või jätkusuutlikud ettevõtted, tegelikkuses kukkusid vähem kui teised, mis tegelikkuses tuli nagu esimest korda sellises finantsteadmises selle, et tegelikkuses on see parem risk ja tulu üle tsükli. Et mille pärast me ka täna näeme, et paljud fondid rebrändivad ennast või vaatavad üle, et kuidas nad oma fonde juhivad ja võtavad aina rohkem seda ESG-d arvesse, sest see annab paremat nagu üle pikalist riski ja tulu võtta. Et me isegi vaatan, ise elades Saksamaal, et siin on kõik fondid peavad ütlema seda, et kuidas nad võtavad jätkusuutlikud arvesse, et kas on artikkel 9, et see on nagu jätkusuutlikkus kui mõju on oluline, artikkel 8 ja siis on artikkel 6 ütleb, et üldse ei ole, ma ei võta arvesse ja mind ei huvita seda, et siin on tõesti kõik fondid, et sul on hästi läbipaistvad see näha, aga täna, kui ma vaatan, et näiteks Eesti pensionisüsteemis olevad fondid, tegelikkuses väga vähe ütlevad seda läbipaistvalt. Ja ma loodan, et seda aina rohkem nagu hea tarbijale ka näidatakse, et see oleks mul nagu hästi hea, et inimene saab teadlikult nagu valida endal siis, et kuidas ta ise tahab seda siis vaadata. Et me peame vist meelde tuletama, mis need artikli 6, artikkel 8, artikkel 9, seda on tegelikult Eestis juba hakanud tulema. Swedbank on üks, kes mul on väga palju silma jäänud, kes paneb heleroheline, tumeroheline. Põhimõtteliselt nüüd on see Euroopa Liidu poolt tulnud kohustus, et iga fond peab raporteerima ja näitama, et kas ta arvestab kuidagi jätkusuutlikkuse kriteeriumitega, ehk ta kukub selle artikkel 8 või 9 alla või kui ta ei arvesta, siis ta on sisuliselt nagu pruun fond on ju artikkel 6, et ei arvesta ja ei vaata jätkusuutlikkust kriteeriumit, see tähendab, et mingit täiendavat ettevõtete filtreerimist või väljajätmist või kuidagi osakaalude muutmist, et seal nagu ei toimu mitte midagi. Ja nüüd meil on see 2 varianti on ju. Me võime valida kas helerohelist fondi artikkel 8, mis tähendab seda, et fond kuidagigi nagu arvestab need jätkusuutlikke kriteeriumeid. Karin, kuidas praktikas see artikkel 8 rakendamine võib välja näha? Üks on see, et antakse suuremat osakaalu nendele ettevõtetele, kes on, ma ei tea, väiksema siis CO2 emissiooniga. Number 2 on see, et välistatakse neid halbu asju. Et mis on nagu, ma ütleks, artikkel 8 ja artikkel 9 nagu vahe on, artikkel 8 võtab seda kui lisakriteeriumid. Mul on see risk, tulu, finantsid, kõige olulisem ja siis ma vaatan seda jätkusuutlikult kui risk, et et kas sellele ettevõttele võivad tulla mingid skandaalid, mingid ohud trahvide näol. Ma võtan seda kui lisakriteeriumi, aga tegelikkuses see, kes põhimõtteliselt minu arust jätkusuutlikelt põhimõtetel tahab investeerida või tahab seda siis maailma kuidagi mõjutada rohkem, siis artikkel 8 kahjuks ei ole see nagu koht. Et artikkel 9 seab siis nagu need fondid, neid fonde on ainult 3,6%, mis on siis Paris aligned. Täna on artikkel 9, kes siin öelnud, et tegelikkuses ma hoolin, ma sean jätkusuutlikkuse omaette eesmärgiks. Need ettevõtted on tavaliselt portfellis sellised ettevõtted, kes siis on võtnud kliimaeesmärki, kes on öelnud seda, ma tahan minna Pariisi kliimakokkuleppe kohaselt tõepoolest, et meie tegevused oleks siis 0 jalajälge, mis tähendab väga suurt muudatust. Need peavad mõtlema algusest tarneahelad läbi, väga lihtne on saada see esimesed 5%. Et sa vaatad ära, kuidas ettevõtte efektiivsemalt võiks juhitud olla. Järgmised 5% sa võib-olla mõtled, okei, me teeme mingit innovatsiooni, aga see innovatsioon ju ei tule ka 1 aastaga. Tegelikkuses
ka need ettevõtted on päris palju võtnud oma bilansi või ütleme sellise suure juhtimisega, et ma investeerin uutesse tehnoloogiatesse, mis aitavad minu majandusarus nagu paremini meid selleks kliimaneutraalsele elu ja majanduse korraldusele siis nagu viia, et nad on nagu juhtivad ettevõtted, kes igas erinevat valdkonnas ei ole nii, et IT-l on väga väike jalajälg, ma ei tea, võtame käive ja siis CO2, sest tal ei ole tootmist, on ju, et ta on kuidagi parem kui see, kes on tegelikus tööstuses. Et kui tööstusettevõte ikkagi oma ärist lähtuvalt seda innovatsiooni või siis jalajälge vähendab, et need ettevõtted on tavaliselt artikkel 9 sees. Et ma vaatan, et tegelikult ma olen siin ka erinevat ESG fonde analüüsinud. Kui me räägime artikkel 9 ehk tumerohelised fondid, mille eesmärk on omada positiivset mõju, see tegelikult tähendab seda, et iga ettevõte, kes sinna fondi kuulub, peab vähendama oma CO2 jalajälge iga aasta vähemalt 7,6%. On mul õigus. Kas nad võtavad veel midagi või see CO2 ja Paris Aligned ongi see peamine nagu artikkel 9 kriteeriumid? Ta peab olema konkreetselt näitama seda muutust. Ma toon näiteks, et Green Bond on iseenesest ju samamoodi läheb artikkel 9, et sul peab olema väga sa pead olema võimeline näitama ka seda, et mis siis muutus. Et kui see artikkel 8 fond ei pea näitama seda, et milline see muutus siis on, siis artikkel 9 peab täpselt nii, nagu sa ütlesid, et see on 7,6% võtnud eesmärgiks vähendada need ettevõtted, siis jah, et peab olema näha, et sa ei saa lihtsalt öelda, et mulle meeldiks olla nagu see artikkel 9 fond, sest see on kuidagi popim või inimestele meeldib see paremini. Et seal on väga selged kriteeriumid. Ehk sisuliselt siis, kui me valime ja investeerime Pariisi kokkuleppega joondatud fondidesse, sisuliselt, mis me teeme, ongi me selle asemel, et osta neid aktsiaid läbi fondi, nende ettevõtete aktsiaid, mis emiteerivad või kuidagi ei vähenda nii kiiresti oma jalajälge, nii kiiresti nagu Pariisi kokkuleppe alusel peaks seda tegema, versus me pigem ostame nende teiste ettevõtete aktsiaid. Mul on tegelikult tekib siin 2 küsimust. Number 1 on see, et kui me räägime hellerohelistest fondidest, ma nüüd ei mäleta peast, aga kas igasugused Shell, BP kütusettevõtted, nemad ju tegelikult, kui nad arendavad, ma ei tea, mingi süsiniku püüdmise tehnoloogiat, nemad ju võivad ka oma jalajälgi vähendada. Tegelikkuses on nii, et see on, kes mõtlen, et selles jätkusuutlikus investeerimises on nagu 2 strateegiat. Üks strateegia on see, et sa, nii nagu sa ütlesid, et sa oled nagu diversity, et ütled, et ma ei osta neid sellepärast, et nad on mingi patuaktsiad, on ju. Divesting on selle just, ma ei tea jälle eesti keeles, kuidas sõna on, aga ilmselt kes on divesting. Ja teine strateegia on see, et ma olen selle ettevõtte boardis ja ma engage'in, et ma tegelikult mõjutan seda ettevõtet, et toon selle ExxonMobili, mis on üks suurimaid reostajaid maailmas. Ma toon seda tihti ka oma nendes ettekannetes seda näidet, et näiteks tema jalajälg Scope 3 on täpselt sama suur kui kogu Saksamaa. Siis sa võid kujutada ette, et kui tema võtab selle 5% vähendab oma jalajälgi, siis on kogu Eesti põhimõtteliselt jalajälg ära, et seda optimeerida ei peaks seda väikest, vaid tegelikult on vaja suuri mõjutada. Ja see on üks nagu ka Grünfinni, ütleme, ellukutsumise eesmärk, et meie tahame mõjutada. Ja nüüd ma arvan, Jekateriina siin on küsinud, kuidas te mõjutate, me ei ole täna veel oma selle uudisega välja tulnud, aga ma arvan, et nädala või 2 pärast kohe kuulete seda. Et me oleme ühe UK NGO-ga, kes siis on kõiki nagu reidib kõiki varahaldureid, kuidas nad siis hääletavad nendest suurtest, sest väga paljudel varahalduritel on väga palju raha ja nad omavad neid aktsiaid läbi oma fondide ja nemad istuvad siis seal suurettevõtete boardis. Ja kui nemad siis küsivad seal juhtkonnad, et et mis te teete jätkusuutlikkuse valdkonnas või kas te olete neid kliimaeesmärke võtnud, et sellest algab tegelikult väga suur muutus selle ettevõtte, et jah, et kui mul juhtimises küsitakse, siis ma hakkan ka tegelema, siis ma panen ka oma kogu
selle organisatsiooni vastavalt tööle. Ja nemad siis igal aastal, see on nagu kullastandard mõnes mõttes selles, ütleme selles sektoris, sest keegi ei tee seda, et nemad teevad, siis panevad täpselt reiditud ja kõik varahaldurid täna väga täpselt vaatavad, kuidas nad on, et kui nad näevad, et nad on suhteliselt nagu kehvas seisus, näiteks detsembrikuu aruandes olid tegelikkuses Rootsi pangad väga kehvas seisus võrreldes mõne muuga. Ma toon näitasin näiteks Amundi või Robeco, kes on siis väga hästi hääletanud ja võtavad neid teemasid siis nagu suurettevõtete boardides arvesse. Et ma toon näitega, et me oleme siis sellel kuul näiteks olnud Nestli juhatusega, käinud rääkimas koos nendega ja siis teine on Unilever, kus me tegelikkuses mõjutame seda, kui palju, et nad on muidu, ütleme see Unilever on üleüldiselt, nad võtavad jätkusuutlikku teemasid väga hästi arvesse, välja enda toode kui selline, et nad ei ole väga tervislikud nende tooted ja sellepärast, mida me siis koos selle NGO-ga, Share Action on selle NGO nimi, teeme on see, et mõjutame, et nad võtaksid, et täna on neid 17% ainult tervislikud toidud, et nad ütleksid, me teeme roadmapi, kuidas siis peaks olema see 50 või ma toon praegu selle protsendi, nad ei ole veel öelnud, ütlesid, okei, nad lähevad koju, oktoobriks tulevad roadmapiga, et kuidas nad siis nagu hakkavad ennast juhtima, tervislikumat toitu saada, et see on, ma arvan, selline näide, mida teie tavapank mitte kunagi ei tee või pigem on ta seal joondub seal teistest, aga see on see, kuidas meie tahame olla see koht, et kes reaalselt tahab seda muutust teha. Sest nii kui Ekaterina minu käes ka siin mitmel korral küsida, aga mis muutus ta siis toob, on ju? Et see kõige suurem muutus ongi tegelikult, kui ettevõtted seal fondides hakkavad seda teemat nagu selliselt hästi tähtsana võtma ja siis kogu oma ettevõtte strateegia ja juhtimise siis vastavalt toimetama hakkavad. Et ainult nii me suudame seda maailma ümber disainida ja me peame suuri muutma. Et see, et me teeme väikse öko mingi poe, see ei lahenda seda suurt probleemi ära, et me proovimegi siis seda suuri. Ma väga ootan juba seda uudist, et ma tean, et põhimõtteliselt ongi nii, et sa sisuliselt number 1, mis me peame tegema, ongi proovida muuta läbi selle, et me oleme ise aktiivsed. No mina näiteks siin hiljuti tegin ka kohaliku ettevõtte analüüsi, mida ma jagasin oma uudiskirjas sajatega, kus mul on eraldi nüüd ESG nagu analüüs, kus ma nagu vaatasin ka läbi, et mis ettevõte teeb lähtuvalt nendest peamistest probleemidest, mis võivad teda mõjutada sõltuvalt sektorist, on ju. Et me peame ise aktsionäridena nagu andma ettevõttele teada, et kuule, nagu juuruta kogu seda jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamist, peab juurutama läbi terve ettevõtte strateegia, nagu et sa võtad igas oma ettevõtte osakonnas, igas sammus tegelikult seda jätkusuutlikkust arvesse. Ja see on see suur suund, mida mina näen, mida BlackRock nüüd ametlikult. BlackRock on siis sisuliselt suurim maailma varahaldaja, kes läbi tuleva investeerib. Teil on seal sisuliselt teie raha on hallatud BlackRocki poolt. Tema ütles ka, et meil on vaja seda sidusrühmade kapitalismi, kus me tegelikult hoolitseme nagu kogukonna eest ja tuleviku eest, mitte see, et me ei taha nagu lühiajaliselt väga suuri kasumeid saada, vaid me peame pikaajalisemalt mõtlema selle tuleviku peale. Ja siis ma mõtlen, et just läbi aktivismi seal USA's mulle meeldis, on üks, ta on fond, on ju, see Engine number 1, kes oligi nii aktiivne, et nad panid vist 2 või 3 juhatuse liiget sinna Exxonisse, ma ei mäleta mitu tükki, et sisuliselt oma fond ja neil on nüüd tulnud muidu ka üks ETF, mille sümbol on vote, ehk sisuliselt nagu nemad just tahavadki, põhimõtteliselt idee on selles, et ostame kõik need nagu patuettevõtted ära ja nagu survestame lihtsalt, et davai, et te peate oma strateegiat muutma ja muutube jätkusuutlikumaks. Et see minu meelest on super hea kuulda, et sellisest sammust. Ja ongi, nagu me ütlesime ka, et me oleme, et kui mõelda ka seda, et me oleme täna ju veel väikest, me alles alustasime, eks ju, oktoobris, et kes meid muidu jutule võtaks, et seal ongi see, et tuleb partnerlus teha
tegelikult ümber laua saada, sest need huvigruppe või ütleme, inimeste soov nagu on, aga inimestel on ise, aga mis minust üksi, minu mingi 100 või 1000, mitte midagi ei muutu, on ju. Aga kui meid on miljon või miljard, eks, et siis muutub väga-väga palju. Et inimesed ei tohiks nagu unustada seda, et nende rahal on nagu see, ma ei tea, hääl või selline nagu voice, et nende rahal on hääl, et see ei ole lihtsalt raha, vaid sa tegelikult annad sellele varahaldusele ühest küljest hallata, et ta teeks nagu parimat, aga teisest küljest ka hääl, et millest mina hoolin või mida ma tahan siis, et nagu promote'ida, et millist ühiskonda ma tahan enda ümber näha, et seal on ka hea näide, et kui, ma ei tea, jälle võtame siin paar aastat tagasi üldse investeerimist, vaadatakse, et okei, et me räägime value, et palju ma raha saan investeerimisest. Ja siis teisest ühiskonnast me räägime values. Nagu selles mõttes, et nagu hoolimine, et need on nagu 2 täiesti eraldi maailmad. See ei saa olla, sest tegelikult me elame ühes maailmas. Et see on ka nagu üks visioon meil Grünfinis, et need value ja values siis tuua nagu ühte, sest siis hakkab kogu ühiskond nagu ühte jalga paremini käima. Aga kas seal ei saa olla üks nüanss, et tegelikult kui ettevõte püüab olla jätkusuutlikum, on ju, see tähendab seda, et näiteks üks tootmisettevõte, kui ta püüab olla jätkusuutlikum, see tähendab seda, et ma ei tea, äkki kuskil tal tarneahelas praegu ta saab väga odavalt, ma ei tea, metalli, mida kaevatatakse ilma igasugust keskkonnast hoolimata, on ju, aga see on odav. Kas seal ei saa juhtuda tegelikult see, et kui ettevõte muutub jätkusuutlikumaks, siis tegelikult ta läheb vähem kasumlikumaks ühelt poolt. Kuigi teiselt poolt jällegi läbi toodete innovatsioonid äkki suudab oma müügitulusid tõsta. Ma arvan, et kui me räägime võib-olla see väike ja keskmisel ettevõttel on raske, võtame Eesti sellist pildi, et kuidas ma nüüd hakkan tegema, mul niikuinii, ma ei tea, pean töötajatele siin maksma ja kus ma saan need, et see innovatsioon võtab nii palju raha, siis seal ma ütleks seda, et olla kursis, mis annab muuta või võib-olla on juba uued tehnoloogiad, mis võib-olla olemasolevad materjalid asendavad. Või siis, aga suurettevõtete puhul, keda me praegu räägime, mis on börsiettevõtted, siis neil on raudselt see raha olemas. See ei ole nagu küsimus, et kas neil on või ei ole või on vähem kasumlik või rohkem kasumlik iseasi, et kuhu nad oma investeeringud suunavad. Et kui palju nad seda siis just sellist nagu vastutustundlikult kogu maailma ühiskonda silmas pidades investeerivad. Aga õnneks ma arvan, et üleüldiselt mulle tundub, et ka suurkorporatsioonides seda aina rohkem võetakse tõsiselt, sest see surve tuleb investoritelt, nii institutsionaalsetel investoritelt, surve tuleb seadusandjalt, kui me juba siin rääkisime Green Dealist ja Euroopa Liidu sellistest suuremast roadmapist ja ka tarbijatelt, eriti me näeme 2 segmendist, mis on noored, kes on kuidagi saavad aru, et okei, mina pean siin, ma ei tea, järgmised 100 aastat elama, on ju, et teil võib olla 50 aastased, on ju, ma ei tea, te võite siin samas maailmas edasi elada, aga teine on kuidagi naised, et naised on ikkagi pikaajalised investorid, nad ei mõtle sellele, saaks homme ratsa rikkaks, vaid mõtlevad ka seda, et tegelikkuses milline maailm see üleüldiselt on. Et jah, naised ja noored. Ja selles mõttes see on paratamatu, et me peame midagi muuta, sest mis oli üleeelmine nädal vist, kahjuks kogu selle nagu, mis meil toimub keerulised olukorrad Euroopas, selle valguses on tulnud, ma ütleks, üks nagu olulisematest teadlaste poolt välja antavast dokumendist, mis analüüsib, kuidas meil siis kliimamuutusega läheb. See International Panel on Climate Change. Viimati ta avaldas vist 2014 seda aruannet, nüüd ta avalikustas aastal 2022, et seal analüüsitakse, kus me praegu oleme kliimamuutusel, mis trajektoorile me läheme, ennustatakse tulevikku ja veidikene räägitakse sellest, et mis tagajärgi see võib omada. Sorry, nagu paremaks mitte kuidagi ei lähe, et hetkel ma olen, kas see oli sealt, et nad tegelikult ütlesid, et juba aastaks 2030 me peaksime süsinikuneutraalseks minema, sest muidu meil igal juhul juba kliima soojeneb üle siin 1,5 kraadi, et meil ei ole enam aega. See ametlik sõnum oli see, et the window is closing, et põhimõtteliselt see nagu aken, millal me jõuame veel
päästa ja vältida nagu suuri kliimamuutusest tulenevaid tagajärgi, et see nagu järjest on vähem ja me räägime reaalselt siin, ma ütleks, et järgmised 10 aastat on siuksed kõige olulisemad, on ju. See oli ka üks minu isiklik motivatsioon, kui me seda Grünfindi siis alustasime, tegelikkuses oma teadmisega, finantsteadmisega ja teisest küljest need globaalsed probleemid, mis on need kuidagi panna need kokku ja aidata lahendada, mida rohkem tegelikult sinna sisse minna, siis tõesti näeb ka seda, et meie rahalistel otsustel erinevad uuringud ütlevad erinevaid numbreid, aga kordades suurem kui väiksed prügi, näiteks sorteerimised või ma ei tea, duši all hoiad rohkem kokku tegelikkuses see, et mida su raha teeb, on jube oluline. Et seda küsida endalt ja saada aru siis, et millist maailma ta loob. No ma sellest võlakirjadest saan aru, et põhimõtteliselt me saame investeerida roheliste võlakirjadesse, kus on konkreetselt ettevõte võtab raha selleks, et arendada mingit rohelisemat projekti, mis omab positiivset mõju siis keskkonnale. Samas aktsiad. Ma tean, et BlackRockist endine jätkusuutlikkuse juht ehk sisuliselt maailmas suurima varahaldusettevõtte jätkusuutlikkuse juht läks ametist ära. Ja ta on rääkinud, et sisuliselt see, et fondid praegu on selle ESG lipikuga, et see tegelikult probleemi ei lahenda. Tegelikult ma ütleks, et kõik fondid peavad tulevikus olema jätkusuutlikud, on ju, me peame nagu kõik selle üle minema, hetkel on selline nagu transition period, on ju. Aga ma hakkasin ise ka mõtlema, et okei, no mina isiklikult, ma ostsin ühe ETF-i, mis oli Paris Aligned, on ju. See tähendab seda, et mina annan oma raha, see oli Luxor, Luxor on varahaldusettevõte, on ju, raha läheb sinna ja mida Luxor teeb, Luxor ostab siis nende paremate ettevõtete aktsiaid ehk nende ettevõtte aktsiaid, mis vähendavad süsiniku jalajälge vähemalt seal 7-8% aastas, ostab neid aktsiaid teiselt investorilt. Et okei, ja kuidas see nagu positiivselt maailma mõjutab ja seal ma enam ei suutnud endale. Seal tulebki võib-olla ma aitan siis sealt edasi, et kuidas ta siis nagu mõjutab, ongi see, et aga mis Luxor siis teeb, sest tema omab neid aktsiaid, ta on varahaldur ja nüüd hakkab see kõige olulisem moment, millest ma tõin ka share action'iga, aga mis ta seal board'is siis teeb? Luxoril on mitmeid miljardeid aktsiaid erinevates suurettevõtetes, sina võib-olla ei näe, aga millise hääle või mida ta siis toimetab seal. Ja sealt hakkabki see kõige suurem muutus, et kuidas ta engage'ib, siis kuidas ta neid teemasid lauale toob ja kuidas siis lähevad need nagu selliseks shareholder resolutioniks või hääletuseks, et tõesti nüüd peabki nagu hakkama nüüd järgmised 3 kuud kuni või aasta nagu üle minema. Ja see on, mina ütlen, et see kõige olulisem asi, sest ettevõtted saavad ainult nagu seda jalajälge sealt nagu alt muuta. Ja seda linki tavaliselt inimesed ei näe, ei saa aru, kust ma vaatan seda, et kas ta on mingi, millises organisatsioonides ta üldse on, näiteks see varahaldur, kuidas ta oma hääletusstatistika on, see puudub. Tavainvestoril puudub see ja sellepärast me Grünfindina tahamegi olla see koht, et okei, me teeme selle analüüsi ja vaatame, sest seda otsime erinevatest allikatest kokku ja nüüd ka siis reaalselt ka engage'ime nende ettevõtetega. Ma just mõtlesin, et sisuliselt tegelikult ma võin ju paigutada raha ükskõik mis fondi, sest olulisem on see, et kes see varahaldur on, et kas see on BlackRock, kes võib-olla ei survesta nii piisavalt versus see, et ma pigem paneks raha nagu sinna varahaldaja juurde, kes reaalselt nagu survestab neid ettevõtteid, et võtame transition, lähme jätkusuutlikumaks. See on kindlasti suur, aga ma ütleks ka sellele, et sellel fondil on see mõju, mitte küll nüüd nagu sellises mastaabis nagu see, et kuidas sa neid ettevõtteid mõjutad, aga ka see, et ta ei lähe teistesse, et kui finantsturgudel tekib see olukord, et aina rohkem inimesi hakkab vaatama, et ma tahan tegelikkuses promoodin neid ettevõtteid, kes reaalselt teevad, ma ostan neid aktsiaid, siis tegelikkuses tulu on sama. Miks ma siis et kui me mõtleme, et sa nagu ei piidi seda tulu on sama, miks sa siis võtad selle teise aktsia, mis reostab, kui sa saad võtta sama asjaga ja suurema nagu
kuidas ma ütlen, et see raha liigub jätkusuutlikumatele ettevõtetele, et sul tegelikult nagu suhteline valuation peaks läbi sellega alla minema, mida vähem on nagu raha liigub nende mitte. Ja seda rohkem hakkavad siis need ettevõtted, kes on mitte jätkusuutlikud, ahah, ma pean ka nagu sellest, sest minu aktsiahind on all. Et see on kuidagi kindlasti pikaajalisema vinnaga ja mitte selline nagu kohe näha, aga kui ta saab valdavaks investeerimis nagu stiiliks, mida me ise kõik tegelikkuses loodame ja mille pärast meil seda harimise ja selliseid tooteid tuleb või platvormiga tuleb teha, et aina rohkem inimesi saaks siis jätkusuutlikel põhimõtetel tegutseda, seda rohkem hakkavad ka mitte sustainable ettevõtted muutuma, sest nad ei ole ligipääsu kapitalile. Just, et selles mõttes selle kohta oli isegi uuring, et see oli fondide kohta, et põhimõtteliselt fondid, kes said halvema Morningstari jätkusuutlikkuse reitingu, et nemad siis tegelikult hakkasid mõtlema, et oot, no me tahame ikka nagu seda head jätkusuutlikuma reitingut, aga lõppude lõpuks läbi siis üldise selle jätkusuutlikkusele tähelepanu tõstmisele läbi selle, et nende ettevõtete aktsiaid tegelikult, kui me vaatame viimased, ma ütleks 3 aasta keskmist tootlust, parema jätkusuutliku hindega aktsiaid tegelikult liikusid kõrgemale või pakkusid nagu veidikene paremat tootlust, siis teised ettevõtted teoorias on ju, võiksid ka vaadata, et okei, et ma tahan ka olla jätkusuutlikum, siis mul sisuliselt, aktsia hind tal tõuseb. Aga see kapitali hind, et põhimõtteliselt see, kas ma suudan odavat laenu saada, kas see muutub aktsia hinnast, välja arvatud see, et kui seal panga laenust. Tegelikkuses, kui jälle seal minu õpingutes Frankfurdis, sealt vähemalt Euroopa, ma ei tea, kas ta nüüd juba nagu implementeerinud seda või ei ole, aga plaanis on tekitada pankadele ka selline Crown penalty factor ja green promoting factor nagu pankade laenudele, et kui sa näiteks laenad rohelistele, siis sa saad keskpangad parema hinnaga või green bondi, kui pank teeb, et sa saad nagu odavamalt välja laenata ja see, et kui ta läheb nagu sellesse siis pruuni sektorisse, siis tegelikkuses on vaja panna marginaalile raha juurde, et ei läheks. Et ei liiguks raha nendesse, et see on kindlasti nagu suurema sellises pankade regulatsioonis ka tulemas, et see kapitali hind muutub, aga siis, kui kapitali hind muutub, nii Katariina nagu sa ütled, siis ka valuation muutub sellel ettevõttel, et see on ka. Siin on huvitav kommentaar tulnud, mille pealt on väide, et ESG võrdub suurem tulu. Seda tegelikult lihtsalt, kui võrrelda MSCI indekseid, näiteks ESG Leaders, seal indekseid on nagu väga palju ja mina olen lihtsalt neid indekseid omavahel võrrelnud, sest seal alati tuuakse võrdlus selle tavalisele indeksile, põhimõtteliselt arenenud aktsiate indeks versus siis kuidagi nagu ESG-d arvestav indeks ja viimased, mitte year to date, mitte see aasta, aga viimased aasta või 3 aastat, seal oli veidikene parem tootlus nendele jätkusuutlikutele ettevõtetele või kes on parema jätkusuutlikkuse nagu hindega, ütleme niimoodi. Ma võib-olla soovitaks, meil on isegi selline hea blogipostitus seal Grünfinil või grünfin.com minna, siis me oleme tegelikkuses ka neid uuringuid sinna toonud, mis siis ütlevad seda, et nad tagavad natuke parema. Et seal ei ole nagu kordades, et me ei räägi, aga tegelikkuses tänasel hetkel, nagu me ütlesime, seoses COVID-iga tekkis vahe sisse ja kui jälle pikka perioodi ja trendi vaadata, siis ma arvan, see vahe läheb aina suuremaks pikas trendis, kui me vaatame nagu 5-10 aastat. Et võib-olla see aasta, kui keegi hakkab vaatama, et year to date, siis tõesti, et pean tunnistama, et õliaktsiad on üles läinud ja on sõjatööstusaktsias üles läinud. Aga jah. Et selles mõttes see on olnud tingitud puhtalt nagu mina ütleks, tegelikult seal põhjuseid loomulikult on palju rohkem, aga see olukord, mis on meil Euroopas tekkinud, on just see nõudluse pakkumise teema, see on tekkinud selle ralli, mis on toimunud siin energiasektoris. Küsimus on see, et pikaajaliselt suurem risk tegelikult eksisteerib nendel ettevõtetel nagu tulevikus on ju, et kui me peaksime üle minema taastuvad energiaallikatele
järjest kiiremini. Number 1 risk, äkki seal tuleb üldse mingi süsinikumaks, nagu reaalne süsinikumaks, mitte nagu meil praegu kvoodid on ju, vaid reaalselt kuidagi seda CO2 väljapaisumist atmosfääri hakatakse maksustamine, see on see üks risk, pluss number 2, kui Euroopa Liit hakkab loobuma nendest nafta ja õlidest on ju, et siis nad peavad varusid hakkama maha kandma, et see on nagu nende väärtust vähendab. Aga jällegi, see on selline pikaajaline perspektiiv ja seal on see aktivism on ju number 1 on oluline. No jah, ega innovatsioon, just, et innovatsioon ka laiemalt, et igal juhul on vaja luua, sest oleks meil see üks tehnoloogia, mis siis nagu kõik aitaks ära lahendada, meil kahjuks täna ei ole seda, vaata, et mis oleks 24 tundi saadaval, mis oleks puhas ja millel ei oleks tagajärgi. Me on räägitud ju tuumaenergiast, eks ju, aga sellel on nii riskantne tagajärg selle storage'ile, et kui sellega peaks midagi juhtuma, et ei ole veel ühiskonnas nagu aktsepteeritav, aga et võib-olla teadurid ja asjad, et tegelikult peaks seda kõike uurima nii, et neid kõrvalsaadusid ei oleks või siis oleks. Räägime veidikene sellest ESG mõõtmisest, et ma tean, et Grünfin vaatab ja analüüsib fonde ise, võib-olla sa räägid sellest veidikene lähemalt, sest mina tean ja siin oli küll küsimus ka, et kui adekvaatne see ESG hindamine on, sest mina olen näinud küll need analüüsed, kus võrreldakse põhimõtteliselt FTSE on üks indeksi pakkuja, kes meil jätkusuutliku faktorit nagu hinnab ja reaalselt mingit numbri annab, on ju. MSCI on teine, siis meil on neid veel, on ju, Morningstar on 3, et nad võivad olla niivõrd erinevad, et millele tegelikult number 1 küsimus, et nagu kuidas fondid, kes investeerivad, kuidas nemad seda jätkusuutlikkust nagu vaatavad, kas nad võtavad lihtsalt ESG numbrid või midagi muud ja pluss nüüd Grünfin ka, et kuidas nagu Grünfin valib ja kontrollib, et tõesti, et Pariisiga joondatud, et nagu tõepoolest, et iga ettevõte näiteks vähendab seal jalajälge. Kuidas me siis teeme? Meil on see andmebaas, kus on siis 300 000 fondi, et see on siis see alus, kus me hakkame siis selekteerima neid parimaid fonde, nii jätkusuutlikkuse kui finantside seisukohast, et kuidas nende, ma ei tea, kulukus on, kui suured need fondid on, kui hästi nad on performinud, ütleme finantsi poolt. Ja sealt edasi siis tulevad kriteeriumid. Me võtame täna aluseks jälle selle Euroopa Liidu standard, kõigepealt artikkel 9.8, et kui fond on ise öeldud, et on 6 või ise ei ole öelnud, siis ta kohe on automaatselt screeninguga väljas. Siis on mingi järgmine hunnik, jääb sinna 10 000 jääb järgi sellega, sest väga paljud on ikkagi artikkel 6 alusel juhitud. Sellest 10 000 siis me hakkame vaatama, nagu see Katariina ütlesid, et mis on Morningstar, et me ei võta endale fondi, kui ta on Morningstar väiksem kui 3, et ta peab olema 4 või 5. Siis me võtame MSCI A2, A3, et ta ei tohi olla, et me võtame nagu erinevatest andmebaasidest, et nii nagu sa ütlesid, et ei ole ühte tõeallikat, et meil tuleb võtta neid erinevaid siis allikaid arvesse ja sealt edasi hakkavad siis selline nagu scoring mudel hakkab tekkima sellest, et et kui suur on selle fondi näiteks ettevõtete CO2 jalajälg versus siis käive, mida ta loob. Siis on naised selles boardis. Just, siis on, nagu ma ütlen, green and brown revenues. Siis me vaatame finantside koha pealt, et kui suur on selle fondi suurus ja maht, et kui ta on ainult 1 miljon või 2 miljonit, siis ta on väike, siis me võtame liiga palju selle fondi ja fondijuhi riski, et me oleme ebalikviidsed, et meie jaoks likviidsus on oluline, et ta peab olema suur fond või likviidne, siis me vaatame sellist asja, et madalad kulud, et meie fondidesse, et mina ise investeerin, minu põhimõte on see ja üleüldiselt ka meie fondid, nad ei tohi olla suurema kulukusega kui 0,6, täna on meil 0,19 seal keskmine, ütleme portfellidel. See tegelikult suhteliselt madala kulukusega on see, sest pikaajalisel investeerimisel need kulud, ma tulevan siin head haridus ja meie samad influencerid on head tööd teinud, et see on nagu oluline kriteerium. Vaatame seda poolt,
siis me vaatame neid asset manager'e sinna juurde, siis me vaatame sinna juurde, millises protsentiilis nad on nii jätkusuutlikkuse kui oma finantstulemusega võrreldes peer grupid. No teised nagu sarnased fondid ja täna on meil enamus, üks on isegi vist 100, et ta on nagu kõige ülemine, aga nad on ikkagi 90% ülemise otsas olevad fondid, et nad on head fondid ja lõpuks ongi, et kui need kõik kriteeriumid nüüd sinna panna ja scoring mudelisse, siis võib öelda küll, et issa, kui palju fonde nüüd on siin, aga tegelikkuses nii kurkuga see ei ole, siis tegelikult tulebki mingi 8 fondi välja selle scoring mudeliga, et mille me oleme siis pannud nendesse oma portfellidesse täna, aga iga kvartal teeme selle sama protsessi uuesti, vaatame, kuidas need meie fondid on siis olnud ja kas keegi on nagu veelgi parema fondiga välja tulnud, sest see valdkond areneb. Et keegi võib öelda, et meil on siin portfellis mingi ettevõte, kes, ma ei tea, juhtus skandaali näiteks. Ma toon hüpoteetilise näite, selline asi võib juhtuda, aga me oleme enda poolt teinud täna parimast, sest ka ettevõtted peavad rohkem raporteerima seda asja, fondijuhid läbipaistvamaks muutuma, et me ise väga loodame, et ma arvan, et tänases nagu selles industry mõttes me oleme tipus, aga see industry ise on veel nii nagu, kuidas ma ütlen, noor ja areneb, et kogu aeg peab kaasas käima sellega, et mis seal siis veel toimumas on. Aga ma tean, ma olen veidikene teie portfelli vaadanud, teil on seal vist 3 valikut, on ju? 3 strateegiat, mida saab valida? Jah, meil on kliimaportfell, meil on equality, mis on eesti keeles sotsiaalne võrdsus. Just. Ja siis on tervishoid või health portfell. Et iga inimene saab siis vastavalt oma sellisele eelistusele portfelli võtta, me ise küll, ja ma ise olen siis investeerinud kõiki 3, sest ühe hea investeerimise juurde käib alati diversifitseeritus, mis mulle endale meeldib. Aga ka üheski fondis meil on ka see kriteerium, et ei tohi olla vähem kui 26 ettevõtet. Et juhul, kui ta on nagu, ma ei tea, 26 ettevõtte, siis ta ei ole nagu diversifitseeritud piisavalt, et ta peab ikkagi, seal on 100 ja pigem mõni 100 ühes fondis, et nad on suhteliselt diversifitseeritud. Aga Ekaterina vist on toonud just ka siin näited, et meie kliimaportfell on hästi Euroopa keskne, eks, et seda sa oled meile vahel ette heitnud, et siis see argument meie poolt on, või mis argument või kuidas ta nii on tekkinud, on see, et lihtsalt need artikkel 9 vastavad ettevõtted ongi Euroopa ettevõtted täna, kes neid eesmärke on võtnud. Lihtsalt Euroopas me oleme nii seadusandlusega siin ees, nii ettevõtte sellise vastutuse või vastutuse võtmisega oleme ees. Investorite enda selline surve on ka Euroopas palju suurem, kui see on Ameerikas või Aasias. Sellepärast on ka seal rohkem Euroopa ettevõtteid, aga need ettevõtted on suured, et üks ettevõte tegutseb 200 erinevas riigis ja tegelikkuses, kui võeda nagu majandusriski, siis ei saa öelda, et ainult Euroopaga seotud riskid on seal sees. Aga küll ma ise soovitan, et võtta 3 erinevat valdkonda, et siis saab väga diversifitseeritud ja siis ei ole ainult Euroopa ettevõtetega seotud riski. Siin on tulnud nii hea küsimus, et ESG paremale tulule viitavat analüüsi. Kas on võimalik lugeda? Kas ma jagaks teiega ekraanis, see oleks lihtsalt huvitav koos vaadata, et mille alusel ma nagu väitsin, et ESG parema jätkusuutlikkusega ettevõtted pakuvad paremat tootlust. Mina olen analüüsinud ja need ei ole need indeksid, mis teie fondid kasutavad, on ju, Karin? MSCI World Leadership ei ole, see on artikkel 8 indeks, et me proovime olla, kui võimalik, siis me proovime olla selle artikkel 9, kui ei ole teemas artikkel 9 fondi, siis me oleme artikkel 8, see ESG Leaders on artikkel 8 indeks. Et iseenesest ka seal on näha. Just, et selles mõttes see ei ole nagu Grünfini näide, vaid see on puhtalt, et ma võtan nagu indekseid, mis arvestavad kuidagi ESG kriteeriumid. Ehk siin on ettevõtted, kes siis ESG Leaders ehk sisuliselt on parema jätkusuutliku faktoritega või nagu hinnatud jätkusuutlikkust on kõrgem. Ja siin me näeme viimase 3 aasta tootlus on olnud
ja viimase 5 aasta tootlus on olnud nagu veidikene parem ja need on arenenud riikide indeks, et siin on USA, Euroopa ja nii edasi. Siis järgmine, mida ma võtan, see on puhtalt Climate Paris Aligned Index, sellele vastavaid fonde on ka, ehk siin joonisel võrreldakse seda Pariisi kokkuleppega joondatud aktsiate indeksid tava arenenud riikide aktsiaindeksitega. Siin on nagu näha, et see 2% punkti on olnud tegelikult viimase 3 aasta keskmise tootluse erinevus. USA on ainus, mis mul jäi silma, kus ei ole seda nagu paremat tootlust, kuigi siin on 0,3%, tegelikult on 0,3% on viimase 3 aasta parem tootlus olnud, 0,4% on viimase 5 aasta parem tootlus olnud siis nendel parema jätkusuutlikkusega ettevõtetel. Kuigi nad on, ma vaatan, USA-s kukkunud rohkem. Siis ma isegi vaatasin eraldi Euroopat, et me võime väita või üks argument või üks mure, mis mul seal oli, et äkki see, ma ei tea Teslast, sest Tesla on seal nii suures osakaalus MSCI Worldis, et äkki nagu kogu see hea tootlus tuleb selle pealt. Aga tegelikult, kui me võtame puhtalt, see on Euroopa indeks ehk ESG Leaders ehk ainult nagu hea jätkusuutlikkuse kõrgelt hinnatud jätkusuutlikkusega ettevõtted, siis võrreldes tavalise Euroopa aktsiaindeksiga, siin on jällegi 1,3% viimase 3 aasta jooksul, iga aasta on tegelikult see indeks nagu edestanud tavalisi ettevõtteid. Et need ei ole eraldi analüüsid, aga võt niimoodi puhtalt vaadates kõiki neid indekseid, mis võtavad kuidagi moodi arvesse seda jätkusuutlikkust, siis viimastel aegadel on ikka see tootlus olnud parem. Siin ei ole mingit nagu küsimust ja isegi riski näitajaid on mõnevõrra väiksemad. Et see ongi see, mille alusel ma väitsin, et viimastel aegadel ongi tootlus olnud parem, sest esiteks teema on populaarne, on ju, investorid rohkem investeerivad nendesse aktsiatesse, nad usuvad nende kindla tulevikku ja siin on, nagu Karin ütles hästi, siin on nagu 2 osaportsu. Number 1 on see risk, on ju, et kui sa jätkusuutlikkusest ei hooli, sul on nagu riskid, et sa satud kas skandaali, sul suurenevad kulud, kui sa pead, ma ei tea, mingi disasteri likvideerima, kui sul mingi nagu kahjustus tuleb. Ja number 2 on see, et parem tulu, mis tuleneb sellest, et sa saad esiteks odavamaid laene, kui sa pakud või oled nagu rohelisem on ju jätkusuutlikum. Ja number 2, neil on võimalik teha innovatsiooni, kuigi jällegi, mina tahaks, et meil Euroopas tekiks üks ettevõte, kes põhimõtteliselt kas ta ostab startupi või ise töötab välja ja lahendab meie kliimasoojuse probleemi, carbon capture'i, põhimõtteliselt ettevõte, mis võtab CO2 atmosfäärist, kui mingi börsil olev ettevõte, seda startupi ära ostaks. Hakkaks pakkuma teenust kõikidele teistele. Siis ma usun, et meil tuleks hea ja nagu veel parem tootlus. Ja mida me ka oleme mõelnud Roadmapis, täna meil ei ole seda toodet veel, aga tõesti nii nagu Ekaterina on, et aidata skaleerida potentsiaalseid tooteid, ma ei tea, carbon capture'is või 3-kordselt päikseenergiast paremat energiat teha või efektiivsemalt, et proovida kuidagi mingi saada Series A fondidesse ligi, VC fondidesse, et tegelikult ka tavainvestoril oleks nagu ligipääs. Et ühest küljest võtad küll palju suuremat riski, ma ei tea, paned 5-10% portfelli sealt, aga kui ta skaleerib, siis ta on tõesti nagu tuhandetes kordades, aga jah, et kui meid rohkem oleks krümpinud, siis meil oleks ka rohkem võimalik ja vara oleks hallates, me saaks ka teisi neid varaklasse tuua huvitavaid oma portfellidesse. Tulevik, see on ainult tuleviku küsimus, on ju? Väga äge. Selles mõttes mul on hea meel
kuulda, et teil tulemas on arenguid ja see, et tõesti läbi aktivismi, võib-olla läbi teiste varaklasside, saabki maailmat muuta, on ju. Et kui tegelikult, kõige suurem probleem on arenevates riikides, on ju, et kuskil seal Hiinas, kuskil Lõuna-Ameerikas kaevatakse neid metalle, ilma et oleks väga suur positiivne mõju keskkonnale, pigem nagu väga suur negatiivne mõju keskkonnale. Et kuidas see muutus võiks välja näha, ongi see, et kui meie hakkaksime vaatama nagu meie ettevõtete jätkusuutlikkust, siis nad peavad ikkagi raporteerima vähemalt neid emissioone, seda nimetatakse Scope 3 ehk läbi kogu tarneahela, on ju. Et jah, sa võib-olla ostad selle elektriauto, on ju, väga roheline, aga küsimus on see, mis see Scope 3 on, ehk kui palju on välja paisatud CO2 atmosfääri, siis kui kaevandati näiteks metalli selle jaoks, et toota seda autot. Ja kui me seda hakkaksime esiteks vaatama ja seda mõjutama, et seda peab vähendama, siis potentsiaalselt peakski suurem investeering liikuma arenevatesse turgudesse, et seal seda väljaheidete CO2 probleemi lahendada ja mina näen, et see oleks nagu kõige positiivsema ja kiirema mõjuga meie kliimamuutusele. Aga õnneks see, et regulaator ka seab neid nõudeid, et ettevõtted peavad hakkama raporteerima see Scope 3, et täna nad raporteerivad Scope 1, Scope 2 ja me toon alati head näidet nagu selle näite pankade, et pankade enda jalajälg, nad on jubedalt nagu head Scope 1, Scope 2, inimesed, mingit ei ole väga suurt energiakulu, nende tooted ei emiteeri midagi, sest nad on virtuaalsed, aga kui sa vaatad Scope 3, siis nad on just Bloombergist vaatasin just analüüs pärast Katariinaga ka jagada, et 700, et see on tegelikult kõige hullemad polluuterid on meil nagu kaasaaitajad pankades, kes on andnud sellistele projektidele nagu raha, loomulikult ja kelle raha nad on teinud, nad on ju tavainvestor või tavahoiustaja raha välja laenanud, eks, et sa ju ei näe selle, see on niisugune tume boks, mida inimesed ei ole üle vaadata, et kuhu ta läheb. Aga ma usun, et läheb läbipaistvamaks ja see läbipaistvus sunnib tegelikkuseid nii kogu, ma ei tea, ettevõtteid kui panku, kui kõiki tegelikkuses teistmoodi käituma. Seega üleskutse on see, et kui me investeerime, number 1, number 2 võib olla, number 1 on see, et millega ettevõte tegeleb, kas ta parandab, kas ta omab positiivset mõju meie keskkonnale ja lihtsalt inimkonnale ja siis pöörame tähelepanu ESG aruannetele. Seda nüüd, vanast ajast on see sotsiaalselt vastutustundlikkuse aruanne võib-olla ettevõttel, et pöörame sellele tähelepanu, vaatame, kas ettevõte kas ta mõõdab nüüd Scope 3 ehk oma läbi tarneahela kogu CO2 emissioone, kas tal on plaane, kas tal on eesmärke, kas tal on ambitsiooni nagu vähendada seda CO2 skoopi, sest see on tulevik, seda on vaja teha, kui me seda ei tee, siis nali naljaks, aga tulevik on kuidagi väga must, kui me seda ära ei tee, nii et me peame seda ära tegema. Nii et aitäh, Karin, selle teadmiste eest, mis sa oled jaganud. Saates me ei anna investeerimissoovitusi ega kutsu sind väärtpaberit ostma ega müüma või muid investeerimistehinguid tegema. Küll aga kutsun ma sind üles õppima ja tegema vajalikke samme selleks, et enda rahalist heaolu parandada. Kogu saade teabe on informatiivne ning enne investeerimisotsuste langetamist palun tee omapoolne analüüs.